Ja on tegelikult küsimus, aga kuidas on võimalik õpetada läbi vaikuse? Sest me oleme harjunud ju rääkima ja mõtlema ja see tegelikult on müra kõik. Ja üks sellise teadasaamise viis ehk siis algõpetajaga kokkusaamise viis on hakata kasvatama endas vaikust. Et saada temaga siis seda kontakti. Kuid vaikus võib olla viljatu või viljakas. Viljatu tähendab seda, et sa lihtsalt oled selles vaikuses ja mitte midagi nagu ei juhtu. Kuid kui sa istud vaikuses ja kasutad enda eristamise ja süvenemise võimet selleks, et uurida midagi. No, me võime uurida ükskõik mida, eks ole. Siis ilmestub universaalne õpetaja, kes annab sulle läbi arusaamise teada, mis asjad need on seal. Aga arusaamine, millest mina räägin, ei ole mõtlemise protsess, vaid see on mõtlemise väline protsess. Ja siia tuleb juurde veel üks väga oluline komponent, nimelt inimene ise. Mina nimetan seda tõeline mina. See on see, millena iga inimene ennast tegelikult kogeb. Sest keegi ei koge ennast füüsilise kehana. Me ütleme, mul on emotsioonid, see tähendab, et ma ei ole emotsioon, mul on mingid mõtted peas, mis tähendab, et ma ei ole mõte ja nii edasi. Ehk meil on tegelikult kogemus olemas sellest, et me ei ole mitte ükski eelpool nimetatud protsessidest. Et me oleme midagi, mis on pigem neid protsesse teadev, neid teadvustav. Nii et arusaamise protsess tegib alati ainult tõelises minas. Aga kui nüüd vaadata tavalist inimese elu, siis me näeme, et tavaline inimelu kulgeb läbi mõtlemise emotsioonid. Et see on see kogu see virvar seal, mida inimene siis põhimõtteliselt kasutab. Ja kui ta kasutab mõnda emotsioone ja mõtlemist, tal on puudu enese kogemus. Ehk tõelise mina kogemus. Tal on küll emotsioonide ja mõtlemise kogemus, aga mitte enda oma. Ja sellest täiesti piisab, et arusaamine oleks väga defitsiitne. Ehk me otsime arusaamist täiesti valest kohast. Emotsioonidest ja mõtlemisest näiteks, mitte meist endist, kus see kontakt universaalse teadmisega tekib üldse. Aga kui see kontakt on tekkinud, ehk inimene on läbi siis guru õpetuse, eks ole, ütleme siis niimoodi tänase päeva valguses, õppinud oma sisemaailma tundma ja õppinud seda käsitlema, siis ta jõuab ühel hetkel sellesse õigesse vaikusesse, tõelise mina vaikusesse ja oskab enda teadvustamist, eristamist, süvenemist niimoodi kasutada, et Dakshinamurti ehk algguru hakkab rääkima, aga sõnatult. Ehk teadmise kaudu, ehk inimene saab aru lihtsalt. Arusaamine ei ole mingi selline eriline asi, sest näiteks kui te praegu kuulate ja saate aru, siis te või mõtle seda, et nüüd ma saan aru, see tuleb otse. Nii et see juba töötab tegelikult. Aga see, ja samas kui sa vaatad, et kes see siis siin aru saab, kes kuulab, kas minu mõtted, emotsioonid või mina, siis vastus on alati üks ja see sama, eks ole. Nii et see on see fenomen, millest ma räägin siin.